Kes on eakas inimene? Lepime kokku, et kui me räägime COVID-19 vaktsineerimisest, siis me räägime eakamatest inimestest, need, kelle vanus on 65 pluss eluaastat. Miks eakamate inimeste haigestumine COVID-19 on ohtlik? Me teame seda, et eakamatel inimestel on tegemist nii ühe või mitme kaasuva haigusega ja me teame, et nende haiguste puhul COVID-19 kulgeb oluliselt raskemalt. Paraku esineb ka surmajuhtumeid. Vähe on räägitud sellest, et hilisemad terviseprobleemid suurest ulatuslikust kopsukahjustusest võivad põhjustada hingamispuudulikkust, südamepuudulikkust. Teiseks väga oluliseks punktiks on suhtlemine lähedastega. Kui me küsime oma patsientide käest, kust te oma viiruse saite, siis väga paljud nendest ütlevad, et lapsed tulid mulle appi, nad tulid toitu tooma ja tulid natukeseks tuppa ka. Hiljem selgub, et selle toidukotiga koos on oma lähedasele viidud ka koroonaviirus. Eakad vajavad tihti kõrvalist abi. Vaktsineerimine annab teie lähedastele võimaluse teid aidata ja te ise tunneksite ennast oluliselt kindlamana. Tulevikus saab väga tähtsaks ka meditsiiniteenuste kasutamine ja võib-olla ka muude spaade, massaažide, muude taastusraviteenuste kasutamine. Kui eakad on vaktsineeritud, siis nad saavad oluliselt julgemalt kõike seda endale lubada. Inimesed peaksid usaldama oma perearsti, kes valib neile välja õige vaktsiini ja kindlasti süstima 3-nädalase intervalli alusel, nii nagu perearst teile selle plaani teeb. Kõrvaltoimetest palju räägitakse, kuid praeguseks on maailmas miljonite inimeste vaktsineerimise tulemusena selgunud, et neid kõrvaltoimeid eakate vanusegrupis on oluliselt vähem kui 55 ja alla vanuses ning need kõrvaltoimed on väga leebed. Selleks võib olla paistetus või valulikkus süstimiskohal, mõnepäevane palavikutunne, väsimustunne ja need kõrvaltoimed on kõik leevendatavad tavapäraste käsimüügiravimitega, näiteks nagu paratsetamool või ibuprofeen. Kui eakad ennast vaktsineerivad, siis annab see meile kõikidele ühe võimaluse võimalikult kiiresti siirduda tagasi enam-vähem tavapärase elu juurde.